Et oleme seda tööd teinud siis 20 aastat ja seda aretustööd ja tulemus siis on siin hunnikutes meil. Et emotsionaalselt on ikkagi väga raske. Ma olen kõiki neid tallesid vähemalt 3 korda süles hoidnud. Väga ränk, sest kuna me tegeme aretustööga ja aretustöö ei kesta 1-2 aastat, see ongi pikaajaline protsess. Ja kui sa nii kaua oled seda teinud ja nii palju siin investeerinud, eks ju, ja siis lihtsalt tapetakse loomad maha, ei ole eriti meeldiv pilt. Tartu lähedal Vasulas 350 pealist lambakarja kasvatavad Jaanika ja Rein meenutavad, kuidas nad avastasid, et hundid on maha murdnud üle 40 talle, kusjuures hunt ei pidurdanud ka töökorras elektrikarjus. No me nägime alguses, et lambas on pikali. Me mõtlesime, äkki ta on pikali jäänud ja me aitame ta püsti. Ja kui me läksin talle juurde, siis vaatasime, et ta on surnud ja kõri oli läbi ammustatud. Ja see lammas oli nagu mäe kundi otsas. Ja kui me läksime nõlva peale vaatama, siis see laipade meri oli ikka masendav. Ja netist ma loen kommentaare, et miks omanik ei valva oma loomi öösel. Siis ma tahaks öelda, et ma olen juba 2 kuud öösiti üleval istunud ja oma poegimisi vastu võtnud. Et ükskord tuleb inimvõimetel piir ette. Zooloog Nikolai Laanetu selgitab, et praegu on kogu lambakari juhtunust šokis ja see stressiseisund kandub pikalt edasi, mõjutades kaudselt ka nende loomade sigimispotentsiaali. Ja nad ei julge praegu isegi karjamaale minna, kuigi nad on praegu juba 1,5 päeva või 2 päeva nälginud. See tähendab seda, et ka kari on psüühiliselt traumeeritud. See, et need emad otsivad oma tallesid, on ikka väga õudne kuulata, et kuidas nad nutavad. Ja abi meil ei ole mitte kuskilt loota. Tänavu küsiti Eestis umbes 130 hunti. Zooloog Nikolai Laanetu hinnangul oleks pidanud see arv olema ka märgatavalt suurem, nii umbes 200 ringis. Ja kui see nii oleks olnud, siis tõenäoliselt ei valitseks täna siin selles lambakarjas sellist leinameeleolu. Me oleme aastaid ala küttinud ja tulemuseks on sellised arvukuse väga kõrged seisud. Laanetu sõnul on suur probleem ka selles, et riiklikus suurkiskjate ohjamiskavas ei ole elupaikade kvaliteeti teaduslikult hinnatud. Soodsad elupaigat on niivõrd täis, et nad on sunnitud tulema ka nendesse elupaikadesse, mis nendele ei sobi elamiseks. Ja kui elupaik on tühjaks söödud, ehk selle kvaliteet toidubaasi näol on langenud, siis ta tulebki inimese majapidamisi rüüstama ja karjade kallale. Et hunt on ilmselgelt soodsas seisus ja see, et hunt on meil soodsas seisus, sellega kaasnevad ka kahjustused lammastele ja kitsedele ja ka veistele käesoleval aastal. Et kas see ei anna siis seda signaali, et me peaksime neid rohkem küttima? Aga me kütimegi neid rohkem, et iga aastaga Keskkonnaagentuur esitab hundi arvukusel põhineva ja kahjustustel põhineva küttimise ettepaneku ja me seda ka rakendame. Me ei saa planeerida hundi arvukuse toidubaasina koduloomi ja koduloomade murdmist. Aga me praegu sisuliselt arvestame seda. Hundi probleem on olnud viimased 200 aastat vähemalt Eestis. Ja seda on läbi aastate reguleeritud väga lihtsal meetodil. Kui hunt tuleb sulle koju, siis tuleb hunti lasta. Ja nii kui hunt sul kodus käib, nii kaua tuleb teda lasta. Ja kui ta enam koju ei tule, siis on populatsioon paigas. Aga paratamatult on siin nagu selline laiem küsimus. Selleks, et hundi kahjud üldse nulli saada, siis tuleb ka hundi arvukus saada nii madalale, et tegelikult tekib risk, et hunt kaob meie loodusmaastikelt. Ja seda me ka kindlasti ei taha. Keskkonnaamet väljastas Tartumaale Vasula piirkonda eriloa 2 hundi küttimiseks. Täna hommikul ka jahimehed 1 võsavillemi tabasid.